No nii, peatreener. Milline mäng, milline seeria ja tõesti ühe punktiga siis lõppkokkuvõttes me selle mängu võitsime ja see garanteeris ka meile siis selle kaua ihaldatud ja oodatud edasipääsu. Täna taas lõpusekunditeni väga korralik tööpäev ja võrdsete võitlus, mis siis lõpuks ikkagi määravaks sai ja meeskonna siit 5 mänguni kestud seeriast poolfinaali viis. Ma arvan, et lihtsalt öeldes meie mängid, et viiendad mängud on tihtipeale siuksed, et seeria viimast mängud ei pea viiendad olema, aga et need on sellised, kus tõusevad teatud mängijad esile ja meil oli neid mängijaid päris mitu, kes täna tõesti esile tõusid, et erinevatel hetkel erinevad inimesed, et alguses, kui me augus olime, siis Tormi tuli toimib tagasi mängu. Mingil hetkel Vova oli väga tubli, mingi hetk Passa vedas, mingi hetk Eerik, et erinevad vennad tõusid üles, tõstsid meie meeskonna üles ja selle pealt see võit tuli. No TalTech oli ikkagi, tuleb neil au anda ikkagi tõsiselt korralik, tõsine vastane ja seerias vahepeal 1-2 kaotusseisu jäämine tegid meie olukorra päris ärevaks, et kui raske on sellisest seisust välja tulla, et nägime neljapäevas kohtumises ju hoopis teistsugust meeskonda kui varasemates mängudes. Ei tea, kui raske, et selles mõttes ei olnud seal kordagi süükest momenti meil, et meil oli nagu täiesti võimatu või midagi sellist, et väiksed korrektuurid pärast igat mängu ja eks mängijad siis ise said aru, kust natuke tuleb juurde panna, mis asju tuleb parandada ja et paanikat ei olnud ja mehed nagu täitsa plaani. Kas tänane mäng nõudis ka mingit uut lähenemist või mänguplaan või oli tegelikult ikkagi kõik need nüansid juba suuresti paika loksutatud enne teada või jäi ainult vormistamine? Ei, täna pigem jah, võtsime selle seeria läbi, ekseldasime Kustasega läbi ja selle pealt siis tegime teatud rünnakuotsused ja sellega sõitsime ja lõpuks sõitsime võidule. No, üle palju aega nüüd siin puhata ja mõnulda ei ole, et ees ootab kõva pähkel ehk siis BC Kalev Cramo, et mis need võtmekohad seal võiksid olla siis, et või kuidas meil need sinu enda vanad sõbrad nii-öelda tulevad vastu? Ja ütlen ausalt, et praegu selle seeria ajal ei olnud aega keskenduda Cramo tegemistele. Tean, et meil on vigastusega mingid probleemid, et Ermet olevad ka just vigast saanud, et ei tea, mis seis seal on. Aga sellega praegu tõesti kogu aur läks selle seeria peale ja nüüd hommikul siis Kustasega teeme rõõmsad laptopid lahti ja hakkame Cramoks vormistama. Vennad jäävad ikka vendadeks endiselt, ma loodan, et ei ole nagu sealt nüüd mingit probleemi ei ole, et ikkagi ilusti istute sünnipäeval laua taha ja olete sõbralikult edasi. Ma loodan küll jah, et mina mingit probleemi ei näe, et sport ja nagu ma olen varem öelnud, et kui oleme korvpallis üksteise vastu, siis peame üksteise vastu olema, aga muidu oleme ikkagi vennad ja oma üksteise lastele siis onud, et ma arvan, et seal mingit probleemi ei teki. Väga ühes paadis. Jaa, selge, suur tänu sulle ja veel kord palju õnne ja liigume siit edasi poolfinaali. Aitäh sulle! Aitäh!